Tere õhtust, kell on saanud 7 ja aeg on taas asuda teele. Päevad on läinud pikemaks, aga tee on ikka sama pikk. 2 tundi teadmiste teel. Ja meie teejuhiks on joogameister Ingvar Villida Ishvarananda. Tere Ingvar. Tervist. Meil on täna natukene teistsugune keskkond selleks ülekandeks. Oleme sinu nimelises koolimajas. Ja meil on ka teistmoodi selles mõttes, et meil on esimest korda selle sarja ajaloos stuudiopublik, kes saab meid toetada siis taustanaeru ja aplausidega. Toetada küsimustega ka võib-olla. Just nimelt ka küsimustega. Ja täna on meil teemaks humaansus. See on selline sõna või selline termin, mida palju kasutatakse, aga ma ei tea, kui palju inimesed teavad või on enda jaoks läbi mõelnud, mõtestanud, mida see siis tegelikult tähendab. Ma tunnistan, et mina ka enne siia tulekut võtsin igaks juhuks entsüklopeedia ette ja vaatasin, mis seal siis kirjas on. Kas sa tead, mida humaansus entsüklopeedias tähendab? Tead, ma tegelikult lootsin, et sa räägid mulle sellest, mis seal kirjas on. Mina tean rohkem seda, kuidas see naturaalselt välja näeb, aga mis sinna on kirjutatud, ma ei tea, ole lahke äkki räägid. Ma tean, et sulle raamatu tarkus nii väga ei meeldi, aga ei, see ei ole õige. Meeldivad, kui nad vastavad tegelikkusele. No kohe vaatame. Mul on tegelikult lausa valida, kas sa tahaksid Eesti entsüklopeedia definitsiooni või Wikipedia definitsiooni. Kas nad on erinevad? Pisut on, märksõnades siiski korduvad mõned. Aga vaatame mõlemad. No vaatame mõlemad. Eesti entsüklopeedia ütleb siis niimoodi. Inimlikkus ehk humaansus. See on isiksuse omadus ja kõlbluse nõue, mis hõlmab kaasinimese väärtuste ja puuduste mõistmise, abivalmiduse kui enesest mõistetava kohuse ning hooliva ja lugupidava suhtumise kaasinimesse, elukeskkonda ja loodusesse. Aru saada, mis seal kirjas on? Jäi sul midagi kõrva? Mul jäi palju asja kõrva ja selle peale ma natuke naeratan. Ja. Seda ma kommenteerin või sa loed teise kändit? Kui sul on midagi kohe öelda, muidu äkki läheb meelest ära, et minul läheb meelest ära. Okei, võib-olla sul läheb. Mul ka võib-olla, aga küll me saame hakkama. Loe siis järgmine. Okay. Ja pop-entsüklopeedia Wikipedia ütleb siis niimoodi, see on pisut pikem, aga mitte palju. Humaansus on altruistlikust eetikast ehk heast tahtest ja kaastundest kantud voorus, mis väärtustab abivalmit inimsust, inimsõbralikkust, inimväärikust kui ka kogu inimkonna austamist. See tähendab tsiviliseeritud koostoimet ja kaastööd inimeste seas, pooldades ühiseid inimõigusi, eesmärke ja arengut. Arusaadav. Aga päris korralik suu teiseks. Tead, ma ütleks ei ole. Ma ütleksin, et see on üks selline, selle kohta võiks öelda, psühholoogiline punch. Ja kuidas sinu professionaalne hinnang ütleb, kas see vastab tegelikkusele või mitte? Vaata, kui ma ütlen oma arvamuse välja, et see on selline psühholoogiline punch, siis see tähendab seda, et see on psühholoogiline punt, mis on kokku pandud siis erinevatest olulistest kvaliteetidest, mille kohta me võime nagu tuleb tulemusena öelda, et see on hea inimene, sellist inimest me ühiskonda tahame. Et see on kokku monteeritud asi erinevatest tahkudest. Minu jaoks on humaansus hoopis midagi muud. Muuseas, üks asi ma tahan lisada siia, et kui selline komplekt on kokku pandud, siis siin on üks probleem. Kes sellest jõuab kinni hoida? Et seda säilitada kogu aeg, säilitada seda tahku, seda nõuet, seda vaadet, seda oskust. Minu meelest on see juba keeruline kas üle. Et ta natuke näeb välja nagu kunstlik selline kokku pandud bukett. Lootuses või otsuses, et kõik täidavad seda. Kui vaadata elu, siis tegelikult meil buketid kogu aeg muutuvad. See on väga ebapüsiv kirjeldus humaansusele. Mina tean permanentset püsivat humaansust. Kas sa jagaksid seda ka meiega? No muidugi küsi ainult, kui ma vastan. Seda on võib-olla raske meeles pidada. Ma küsin siis niipidi, et kas inimeseks olemine, inimlikkus, humaansus, kas see peab üldse lihtne olema? Võib-olla ongi väga keeruline. Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus, et see ongi väga keeruline, aga keeruline on see pärast, et me peame kuskilt kinni hoidma. Peame kinni hoidma sellest tahust, sellest ideest, sellest suhtumisest, sellest aatest, sellest vaatest. Kui esitada endale küsimus, et miks me peame kinni hoidma? Miks see ei ole loomulik?
loomulikult see, millest me ei pea kinni hoidma. Sest see, millest me hoiame kinni, see libiseb käest ära. Kui me ei hoia kinni. Kui me hoiame kinni, siis me hoiame seda enda juures. Ja selles mõttes ma arvan, et kui kas või kasutada mingisugustki loogikat. Ehk seda, mida ma pean kinni hoidma, lahti lastes ei ole püsib, see kaob ära. Ja kui sa vaatad kõiki neid omadusi, mis on siis seal Wikipeediates üldse lahti kirjutatud, mis see on, siis see tähendab, et peangi hoidma kõik neid asju kinni, eks ole. Et moodustuks siis kinni hoitavatest asjadest komplekt nimega humaansus. Ehk see on kunstlik. Seda saab niimoodi vaadata. Ma küsiks parem, mis on naturaalne humaansus, kas see üldse on olemas, kas see eksisteerib. Ma saan väga hästi aru, et millestki on vaja kinni hoida, mingi komplekt moodustada, sellepärast, et kui me seda ei hoia kinni, siis tuleb mingi muu komplekt asemele, näiteks võib-olla vägivaldsus, võib-olla tavamõtsugu mitte humaansus, nagu me näeme praegu sel sõjas, eks ole, Ukrainas ja nii edasi. Me näeme ka võib-olla suhtumist loodusesse, maavaradesse, kus on väga vähe humaansust. Peredes on vahest väga defitsiitne humaansus oma laste elukaaslaste vastu ja nii edasi, et aga need on ka valikud tegelikult. Nii et selles mõttes võiks vaadata ja öelda nende kirjelduste kohta, et humaansus on üks selline komplekt erinevaid tahkusid, suhtumisi, mis moodustavad siis termini humaansus. Minu meelest ei ole see naturaalselt püsiv, sest selleks, et seda hoida, vaja pingutada kogu aeg. Aga kuidas siis leida see püsiv komponent? Kas nendes märksõnades see ei kajastu? Tead, kõigepealt peaks küsima, et see kas on olemas püsiv komponent, kas see üleüldse eksisteerib. Ja mina võin öelda küll, et eksisteerib. Ja eksistents ehk selle tahu eksisteerimine ei tähenda, et see on mingi komplekt jälle mingitest asjadest, mis on kokku pandud, vaid ta eksisteerib, sest on olemas olnud kogu aeg. See on naturaalne. Ja see naturaalsus on olemas igas inimeses. Aga seda tuntakse vähe, sest inimene tunneb ennast ja teisi läbi rohkem psühholoogiliste väljenduste ehk nende buketti sisaldavate või buketti moodustavate erinevate osiste, kui ta väljendab neid, eks ole. Aga see, kes tegelikult seal on, kes tegelikult kogeb need erinevad buketi osi, selle peale isegi nagu ei tulda või isegi ei küsita küsimust, kas siin on veel keegi mina, kes on tegelikult see mina. Enamasti see mina ehk tegelik inimene on asendatud mina mõtetega, emotsioonidega, uskumustega, mis inimeste peades mõtete näol ringi liiguvad. Ennast identifitseeritakse kellegi määratluste kaudu, positsiooni kaudu ja nii edasi, mis on tegelikult informatsioon pluss veel mingi toetav emotsioon. Aga võiks ju küsida, et kas ma olen olemas ka mõteteta, emotsioonideta. Mitte, et kas nad kõrvale jätta, täiesti kõrvale jätta ja nendeta elada. See ei ole see, mida ma küsin. Pigem võiks küsida, kas ma olen olemas ka siis, kui need tavaasju mul ei ole, kui ma jätan korras kõrvale, kas ma olen olemas. No vastus on kindlasti jah. Ega inimene ei kao ju kuskil ära, eks ole, kui mõtted seiskuvad ja mõtted on täitsa emotsioonid on rahunenud. Ja võt siis tuleb ilmseks üks fakt olemasolu. Ja kui ma hakkan mitte mõtlema selle peale, kes ma olen, võite kujutlema, vaid ma kogen seda, kas ma olen olemas või ma ei ole olemas. Igaks juba avastada, et ta on olemas. Ja see olemasolu on identiteet. Ehk see on inimese identiteet, sest ta kogeb ennast olemasoluna sellisel viisil, nagu ma kirjeldasin. Ja kui ta siis avastab, et see ongi mina ja ta juurdub sinna, kinnistub sellesse
ja elab mõnda aega sellena ehk iseendana, siis ta hakkab avastama, et ta on humaanne. Et tal on kõik need omadused olemas, mida sa seal ette lugesid, aga nad ei ole selline psühholoogiline selline bukett või selline kompositsioon, millest peab kinni hoidma, vaid see on loomulik. Seetõttu ma ütlen väga sagedasti, et inimene on loomult hea. Ja ongi. Et sellisel viisil saab teada sellest. Ja see, kes on iseendana ehk avastanud iseennast, sest naljaks on see, et kõik on juba olemas, aga see nagu ei ole pähe tulnud, et küsida enda käest, kas ma olen olemas. Aga kui see avastatakse, et ongi nii, et oledki olemas ja viljeled seda, siis tekib loomulik humaansus ja kogu selle muu humaansuse, mis seal kirjas on, see täiesti kõrvale jätta. Sest kui võtta seesama profiil ehk siis ilmselt on see siis definitsioon, eks ole, humaansuse definitsioon, siis minu jaoks see definitsioon natukene nagu matkib või püüab matkida tegelikku loomulikku humaansust. Aga on endiselt kunstlik. Eks see nii vist on iga raamatutarkusega. Ta ei ole raamatutarkus, sest tegelikult raamatud on ju kirjutatud tarkade inimeste poolt. Ehk nad pole rumalad, eks ole. Kui mina midagi rumalat kirjutaksin, kes see paneb mul Wikipediasse, keegi pane midagi, eks ole. Nii et kui vaadata neid tarku inimesi, eks ole, siis nemad on ju ka otsinud definitsiooni humaansusele, kirjutanud siis kokku need asjad, võib-olla kuskil seal Websteris ja muudes näiteks ingliskeelsetes või teistes keeltes on humaansus kuidagi teistmoodi kirjeldatud. On nii. Aga see on see kirjeldus, mis on inimestel arusaadav. Aga kogemuslikult ka järgi tehtav. Aga et see ei ole püsiv, sest see on konstruktsioon, siis see kipub ära ununema, käest nagu ära pudenema, eks ole, versus siis tegelik humaansus. Nii et siin on väga suur vahe sees, see on nagu öö ja päev. Tegelik humaansus versus siis oodatav humaansus. Et kuigi see lõpptulemus omaduste mõttes on võib-olla sama, siis ühel juhul ei ole see püsiv ja teisel juhul on see siis, kui sa selle nagu saad teada, siis ta jääbki sinuga. Saan ma ilusti aru. Midagi sarnast, jah. Ma toon mõne näite, et kui ma ütlen siis nagu tegelik mina või tegelik inimene, pidades silmas siis seda humaanset inimeset, inimene on loomult hea. Kui see inimene teeb või toimetab midagi, siis ta ei tee mitte kellegi mida kunagi haiget. Ta ei lähe metsa ja murra ja ei talla ja ta ei võta rohkem kui vaja on ja kõik sellised asjad, nagu selle kirjas on, eks ole, ehk ta, mitte ta peab piiri kuidagi, et ta ei teeks seal mingid asju, vaid tal pole neid tahkusid olemas lihtsalt. Tal pole olemas negatiivseid tahkusid, mida peaks asendama positiivsete kostise osadega. Ta on loomult hea. See on võib-olla keeruliselt aru saadav, eks ole, sest väga vähest inimesed on vist avastanud seda, ma arvan. Aga see on umbes midagi taolist, et ma toon ühe sellise näite, see võib-olla on küll täitsa teistsugusest vallast, eks ole, et kui sa näiteks oled miljonär, nagu päriselt, sul on pangas 1 000 000 eurot, eks ole, mitte rubla. Ja teiselt poolt jälle sa kujutad ette, et sul on 1 000 000 pangas. Et see, kellel on 1 000 000 pangas, see tunneb ennast nagu praktiliselt teistmoodi võrreldes sellega, kes kujutab ette, et tal on 1 000 000. Ta võib küll mängida miljonäri, aga ta teab, et tal ei ole seda. Ehk kui ma toon veel ühe näite, siis kõik teavad, mis asi on mingisugune, ma ei tea, on ta siis mingi toode näiteks või, ja mis on ersats, mis on kuld ja mis on nii-öelda ersats kuld. Ehk tegelikult mina on ehe. Ja see humaansus on ehe. Aga ülejäänud on ersats. Kui sa vaatad maailmas ringi, siis
oskad sa kuidagi proportsiooni välja pakkuda, et kui palju on neid inimesi, kellel on see ehe humaansus olemas ja kui palju on neid, kes siis täiskavad ja mängivad? Ma arvan, et ma võiks küll öelda 99,9999999 versus 0,00000, kes on humaansed siis, nagu loomult humaansed. Paraku see on nii. Kuidas see 0,000 siis hakkama saab sellises keskkonnas, mis tõenäoliselt on tema suhtes siis vaenulik ja tema vastuvaenulik ei saa olla oma loomamoduste tõttu? Väga hästi saab hakkama, sest keskkond ei ole neile vaenulik. Keskkond on vaenulik nendele, kellel on erinevad psühholoogilised komplektid. No kui sul on 1 miljon pangas, siis on ka neid, kes tahavad selle ära võtta. No on küll, aga see raha neide polnud hea, see lihtsalt ei olnud toodud välja nagu selleks, et raha mängu tuua, vaid see oli välja toodud selleks, et illustreerida kindluse tunnet, et kui sul on varandus olemas, eks ole, sa saad seda kasutada, sa ei pea muretsema, eks ole. Sel versus siis, kui keegi muretseb ja mõtleb siis selle peale, eks ole, tal ei ole seda tegelikult. Nii et sellisele inimesele, kes on ennast leidnud, tal ei ole muresid, nagu tavaliselt. Sest enesena olemine mõjub drastiliselt inimesele. See on otseses mõttes. Ja see drastilisus seisneb selles, et kõik see, mis oli enne oluline, see lihtsalt nagu taandub, see muutub teisejärguliseks. Ma ei taha nüüd öelda, et ennast tehides inimene muutub rumalaks, eks ole, ja lööb käega ja võta enam osa mingitest asjadest ja ta ei ole üldse kõlblik enam. See ei ole see. Nimelt iseenda avastamisega asendub kogu nii-öelda eelnenud inimene. Ehk kogu see eelnev nagu taandub. Aga mis see eelnev on? Eelnev on kogu inimese nii-öelda psühholoogia, mis teda igapäevases elus juhib. Need on erinevad mõtted, erinevad emotsioonid, käitumine, mis on kogu aeg inimeste peades ja emotsioonides, tunnetes ja see on 99,99% igapäevasest elust. Ja kui see nüüd nagu taandub ja nüüd see tegelik mina tuleb siin nagu asemele, siis see on väga drastiline muutus. Ja sellist muutust on vaja maailma täna. Sest ega inimesed täna ei tea, kes nad on. Noh, kui nii võtta lihtsalt, eks ole, et nad küll ütlevad, et ma arvan, et ma olen see, mulle tundub, et ma olen see, või nad võtavad kuskilt õpikust mingi homo sapiensi definitsiooni või näiteks identifitseerida ennast nimega, ametiga, võib-olla positsiooniga, võib-olla seal veel millegiga, aga vastavalt tujudele muutuvad ka inimese iseloomud ehk nagu inimese erinevad paled muutuvad. Aga samas tegeliku mina puhul ei muutu neid palesid, sest neid pole olemas. Need on nagu maskid, mis on maha visatud ja alt on välja tulnud siis see tegelik isik. Et see on väga-väga drastiline muutus tegelikult. Kus muutuvad kõik väärtused ja arusaamised. Et kui tuleb esile loomulik humaansus, siis see libahumaansus langeb ära. Nagu ka liba mittehumaansus. See muidugi ei toimu korraga tavaliselt. See toimub järk-järgult, et korra tulid, vau. Ja nii edasi, eks ole, siis see langed tagasi oma liba identiteeti ja siis tuleb jälle välja ja siis see käib mitu korda, siin käib see saagimine. Ja nii kaua, kui siis sa saad aru, et vau, et see olengi mina, et see ongi üks oluline elu eesmärk aru saada, leida, kes ma tegelikult olen. Sest isiksuse otsingud käivad ju igal inimesel kogu aeg, eks ole. Ja. Aga see inimene, kes on siis ennast leidnud, ta peab ju ikkagi oma igapäevast elu toimetusi tegema maailmas, mille mängureeglid on suure tõenäosusega tahama seda või taha paika pannud see ülejäänud 99,9%. Kuidas ta seal siis hakkama saab? Kas see on ka keeruline või? See ei ole üldse probleem, sellepärast, et tegelikult minal on käsutuses teadvus ja teadvusomadused, mis teevad tegelikult inimese arukaks. Nii et see inimene on arukas. Muidugi on ka vahest sellised, et kes avastavad ennast ja ei kasuta teadvusomadusi, ei kasuta arukust ja siis neil on lihtsalt kogu aeg hea olla. Aga igapäevane elu sunnib kasutama ka teadvusomadusi. Ja minu meelest saavad inimesed väga hästi eluga hakkama. Paremini kui teised.
sõltub muidugi sellest tasemest, eks ole, et palju nad endast juurdunud ja õppinud kasutama teadusomadusi, sest kui vaadata seda vahepealset perioodi, eks ole, siis inimene unustab ennast ja langeb jälle oma psühholoogiasse ja siis läheb nagu tavaliselt, eks ole, siis taastab jälle ehk satub jälle sellesse normaalsesse seisundisse, eks ole, ja nii edasi. Et siin on niisugust mänguväljakute poolte vahetust ikka, eks ole. Aga kui see püsivaks, siis see tegelik inimene on arukas, ta saab eluga väga hästi hakkama tegelikult. Ta ei raiska aega tujudele, sest tal ei ole neid tujusid enam. Ta ei raiska mõtisklustele, mõtete suitamisele, sest ta on praktiline. Ja. Tuletan siinkohal meelde vaatajatele, kuulajatele, et teil on ka võimalik sõna sekka öelda või kirjutada, et pange julgelt oma küsimused sinna vestlusaknasse. Ja siin on juba esimesed olemas ka, aitäh nende eest ja siin on üks, mis juba võib-olla on palju lihtsam definitsioon. Ei kirjutab niimoodi, et kui inimene on mina suurte tähtedega, on oma loomult hea, siis see headus ongi humaansus. Jah, võib öelda küll niimoodi. Väga hästi. Keegi aitab mul defineerida. Aga kui see humaansus, see loomulik humaansus on selline defitsiit, et teda nii vähestel inimestel on. Miks see nii on ja kas on olnud ka teistsuguseid aegu, kui teda on olnud nagu külluslikumalt kättesaadaval? Tead, tegelikult see ei ole üldse defitsiit. Üldse ei ole. See on kogu aeg olemas olnud iga inimesega, kes see sünnib ja on siiamaani niimoodi ja tuleb ka niimoodi. Eks see on ka tuleks niimoodi. See on lihtsalt see on nagu kaardistamata ala. See on nii kummaline, kui see ka pole, kuid kõik on enda tegeliku minana, aga see on nii tavaline. See on kuidagi nii iseenesest mõistetav ja loomulik, et selle peale isegi ei tulda, et see on midagi väga erilist. Aga nii see on. Ehk me oleme, vahest on sellised näiteid, et kui me oleme riides ja käime riietega ringi, siis me kunagi mõtle selle peale, et meil on riided seljas ja mis me siin seljas on. Paneme selga, me oleme harjunud ja me sealt käime ja toimetame ja me ei teagi, et meil riided seljas on. Et umbes sama lugu on tegeliku minaga ja ka teadvusega. Nii et me kasutame, aga me ei tea seda. Aga kui me teada saame, siis tekib meil šanss riided vahetada näiteks või avastada iseennast. Ja miks see nii vähen on, see on sellepärast, et see teadmine sellest minast on nii vähe levinud. Õigem oleks öelda niimoodi, et ta on nagu kirjakeeles on tohutult levinud, kus räägitakse tegelik mina kõrge, mina Jumala poeg ja Atma ja see on igasugused nimesid nagu pandud juurde. Aga keegi ei tea, mis see on. See on nagu sõna Jumal, eks ole. Kõik räägivad, kõik kohad on Jumalast kuvisevad, nagu öeldakse, eks ole. Ja see on ka igapäevasest sõnavaraseks, tule Jumal appi, eks ole. Näiteks, eks ole. Aga mis tegelikult on, kus ta on? Vot see link on nagu puudu. Ehk sõnad on, aga tegelikult seost, praktilist seost ei ole asjaga. Ja see on see raskus, miks see ei ole inimkonnas levinud. Ehk need õpetused võib-olla, mis kunagi rääksid, võib-olla nendest asjadest on kuhugi kas ära kadunud või siis aegade hämarusse vajunud. Ja nii see on. Vanasti siis ilmselt, eks ole, muidugi minana olevaid inimesi on olnud küll ajaloos, see on selge. Ja kui nüüd meenutada korraks, mul oli vestlus aastaid tagasi siin Tlaaka Eleliga, kes oli siis Maia, vana Maiade siis juht, eks ole, ütleme niimoodi. Ja siis me rääksime temaga umbes samadel teemadel, et tegelik inimene versus siis reaktsiooniline, see psühholoogiat läbi elav inimene. Ja siis ta rääkis seda, et
Kas ma mõtlen, kuidas see indiaanlast nimetati nüüd? Kes seal elasid? Maiad, atsteegid? Publik aidake välja. Tolteegid, vaata kui on meil audients asi. Tolteegid. Ja kuidagi hakkasime tolteekidest rääkima, ta ütles, et tead, tolteek ei ole rahvus. Tolteek tähendab inimest. Seda sama inimest, kes on avastanud enda olemasolu. No inimest selles mõttes, nagu päris inimest. Ja kui räägiti sellest, et seal elasid tolteegid, siis see tähendab, et need ennast avastanud inimesed tulid kokku ja tegid koos midagi. Ehk need olid inimesed, kes tulid kokku. Need see pole rahvus. Ja võib-olla see oli kõige suurem selline päris inimeste kogunemine või elu, ma ei oska öelda teistmoodi öelda. Ja see on ainuke võib-olla, mida ma tean sellest ütleme, faktide vallast, mis on nagu siis juhtunud või toimunud inimajaloos. Aga üldiselt sellised minana olevad inimesed, neid loomulikult on olnud, kas nad on spontaanselt avastanud enda olemasolu või kuidagi jõudnud sinna versus läbi praktikat jõudnud, näiteks joogid, näiteks sidad, eks ole, tõsised praktiseerijad. Aga neid on kindlasti olnud. Ja nad hakkavad silma, väga selgelt hakkavad silma, sest nad on stoilised, alati olevikus, siin ja praegu. Nad ei saa üldse aru, mida teised teavad. Nad ei saa aru, miks nad on emotsionaalsed, miks nad mõtlevad nii palju, miks nad nii rumalad on vahest, eks ole, miks nad teevad mingid lollusid, miks nad jätavad tegemata mingid asju, eks siin on sellised nagu arusaamatused tekivad, ehk see kontrast on suur. Aga kui sa hakkad otsima nagu enda teiste vahelist erisust, siis sa hakkad aru saama, et teised on teistsugused. Nad ei ole samasugused nagu sina. Ja kui sa hakkad uurima seda nende käest, siis sa hakkad aru saama, et parem on seda teemat mitte puudutada. Sest nad ei tea sinu kohta mitte midagi öelda. Ja vahest võivad isegi vaenulikuks muutuda ja mis iganes. Need sätad rahul sa pigem nagu varjad. Ehk mina ei varja, eks ole. Aga need inimesed, kes on niimoodi üksikult kuskil siin planeedi peal, nemad varjavad seda. Aga mina näen küll, kes vahest telekas kuskil on mõni Tegelinski või ma näen Oko, ja nii edasi. Kohe kontroll küsimus sulle ka publikust. Kas sina tead, kes sa tegelikult oled? Muidugi tean. Ma olen seda lugu palju rääkinud, ma olen siin saates, ma pole rääkinud, et see oli mitukümmend aastat tagasi. Ma ka lugesin kuskilt, et kõrgem mina, tegelik mina ja ma hakkasin mõtlen, kes see mina on, keda suure tähega kirjutatakse nagu. Tavaliselt eristada sellest minast, väiksemast minast egost, eks ole. Ja mul oleks umbes aasta aega selleks, et nagu välja selgitada, kes see tegelikult on, keda siin tegelikult silmas peetakse. Ehk ma ei selgitanud välja seda teoreetselt, vaid praktiliselt. Sest kui sulle öeldakse, et sul on ka tegelik mina, mis sa pead, ma olen selline praktik, eks ma hakkasin otsima, vaata, mul on tegelik mina, kes see või mis see siis on, eks ole. Aga ma poleks seda arvasti leidnud, kui ma oleks sükest juhendust saanud. Sest see on nagu võimatu tegelikult leida ennast. Aga samas imelihtne, kui sa tead, kuidas see käib. Ja need üks aasta ma otsisin, leidsin, loomulikult ma kinnistusin selles ja järgmine aasta kulus selleks, et kuidas töötada välja siis tehnoloogia, kuidas seda teistele juhendada, kuidas jõuda tegelikult minani. Ja see, ma ütleks niimoodi, et see on päris inimese renessanss. Et see inimene, kui ta nagu avastab, kes ta teilt on, siis ta toob tagasi inimlikkuse. Ma ütle seda, et teised ei ole inimesed, munab ikka on, aga inimlikkusel ja psühholoogilisel osal on väga suur erinevus. Ja nii et kui kasutada sellised terminid nagu teha läbi viia inimese renessanss, siis see tähendab, et tegelik inimene avastatakse ja see tuleb tagasi
nagu öeldakse, võtab ise oma elu üle siis oma psühholoogia asemel ja see on hea inimene. Ja see on, ma ütleks niimoodi, et see on meie võimalus muuta, on vale sõna, lubada inimestel muutuda väga kiiresti headeks. Ehk siin ei ole vaja mingisuguseid tuhandete aastate või elude pikkuseid transformatsioone ümber sünde, vaid see võib toimuda kohe. Mitte küll püsivalt, sest inimesed tavaliselt unustavad ennast jälle, sest on harjumus võtta osa psühholoogiast ja nii edasi. Aga kui nad harjutavad ennast iseendana olemisega, siis see juhtub kaunis kiiresti. Võt siit me saame täiesti teistsuguse inimese. Kust selle muutusega algust võiks teha, kui inimene, tal üldse tuleks selline küsimus või neid küsimusi küsida enda käest või vaadata ennast selle pilguga? Nagu ma ütlesin, sellest on väga palju kirjutatud, eks ole, kindlasti ka palju räägitakse, et ma olen vahest mulle saadetud Moji näiteks ja siis Sadhguru näiteks mingisuguseid lõike, kus nad räägivad tegelikult minast, ma saan väga hästi aru, millest räägivad, eks ole, see on kõik mulle tuttav. Aga ma kujutan ette, et seda kuulab keegi, kes on tema õpilane või nad ei saa mitte muhvigi aru sellest. Nad kuulevad küll, võib-olla kogevad midagi, aga nad avastavad ennast. See on see kõik olulisem message, eks ole. Siis ma tean, et need tehnoloogiad on väga nõrgad tänapäeval. Ma nüüd ei taha küll kiita, aga kui ma rääksin sellest, et mul kulus aasta selleks, et viia see teadmine inimesteni, kuidas nad leiavad ennast ülesse, siis selle arendamiseks on veel kulunud mitmeid aastaid. Ja täna on see väga lihtne, ülilihtne, et nii lihtsalt meetodeid ei ole olemas maailmas. Ja see ei tähenda, et see ei ole praktiline, see on kõik praktiline, eks ole. Nii et kahjuks lugedes ei avasta seda, kedagi kopeerides, läbi elades ei avasta, see on vaja endal teha. Aga siin peab olema nagu väga täpne juhis. See on alati mingisugune nüanss, mille tõttu see ei õnnestu. Kui see nüanss nagu avastatakse, siis õnnestub. Kas seda nüanssi saab ka endast kuidagi esile kutsuda või ongi ainus tee siis leida endale õpetaja või on ikkagi võimalik kuidagi ka ise selleni jõuda? Tead, mul tuli praegu meelde, et tegelikult on üks hea raamat olemas. Õigemini tulemas. Practical Consciousness raamat ja siis seal on pikem seletus juures. Ma pean ütlema, et see on minu raamat, eks ole. Seal on sees tehnoloogia, kuidas seda läbi viia. Kuidas leida iseennast, lisaks veel teistele olulistele teadmistele. See on selline praktiline käsiraamat, mis on väga lihtsas keeles kirjutatud ja väga lihtsasti järgitav ja kaasa tehtav. Nii et ma väga loodan, et sellest raamatust on väga palju kasu tulevikus inimestele just nimelt selle probleemi lahendamise valguses. Jah, ootame huviga ja loeme huviga. Ja. Enne kui lähme järgmiste teemade juurde, ma korra vaatan, kas meil publiku hulgast on ka küsimusi tekkinud, et nii. Hetk läheb aega, me otsime kohe mikrofoni ja siis. Ja aitäh. Minul on küsimus humaansuse praktilise rakendamise või rakendumise kohta. Et kui sa oma sissejuhatuse alguses rääkisid, et humaanne inimene on see, kes läheb metsa, ei talla niisama, ei murra oksa. Ja kui ma siit edasi arendan, et milline on humaanne metsaärimees või humaanne lihunik või humaanne vangivalvur, et kuidas on need olukorrad, kus ütleme vangivalvuri puhul siis ühiskondlikud reeglid ja humaansus või ärimehe puhul erasektori kasumitaotlus ja humaansus, kas siis põrkuvad või kuidas nad koostööd teevad? Aitäh. Sa nüüd tahad teada, mis juhtub siis, kui on ühel pool humaansed inimesed, teisel pool siis tavalised inimesed, kes elavad läbi oma psühholoogilisi protsessi. Või siis protsessi. nagu reeglid, et vangivalvuri on mingid reeglid, et ma ei tea, kas saab humaanselt näiteks käsiraudu panna või kas ma saan olla humaanne metsaärimees, kes ei talla metsa. Tead, see humaansus, millest mina räägin, see on totaalne humaansus. See ei laiene ainult mingisugustele aladele. Et selles mõttes, näiteks metsa mõttes on see humaansus see, et sa
automaatselt piltlikult hoidud kahjustamast. Sa lihtsalt ei tee seda. Sul pole üldse sellist ajendit. Sul pole sellist mõtetki. Ja kui sa tahad metsa maha võtta näiteks, siis sa käid ja kaalud tükk aega, mida maha võtta, mida mitte maha võtta. Ja eks sa oled nagu kokku hoidlik ühelt poolt, teiselt poolt säästlik, aga sa oled elusäästlik ja elu kokkuhoidlik. Mõtlen metsa elu kokkuhoidlik. Et sa nagu vaatad näiteks puid, eks ole, milline neist on võib-olla haige ja varsti nagu nii kukub ümber, sureb ära, siis sa nopid selle ära, sest sa hoolid kogu ülejäänud metsa tervisest näiteks. Ja nii edasi. Kui sa käid, siis sa vaatad, mille peale sa astud. Et sa midagi katki astu. Ja nii edasi. Seentega on lihtne. Seenib korda sööb misuguseid ka humaanne inimene, sest päris seen on ju maa all kõik, eks ole. Seda see kahjusta. Nii et kuidas ma ütlen, et see nagu oleks laiemalt mõistetav. Vabandust. Sa oled heatahtlik. Sa ei mängi heatahtlikku ja sul ei käi mitte mingisugust sõelumist siin vahele, kas ma olen heatahtlik selles osas ja selles osas. Sa oled nagu läbi lõhki heatahtlik. See on sinu omadus. Ja kui sa oled heatahtlik vangivalvur, no siis sa ei ole ju vangivalvur. Sest vangivalvur ei saa olla heatahtlik. Ta peab olema keegi teine. Ja teiselt poolt jällegi, miks inimesed satuvad vangi? Sest nad pole humaansed olnud mingisugusel viisil, eks ole. Humaanne inimene ei satu kunagi vangi. Sest ei tee kunagi midagi sellist, mille tõttu ta vangi satuks. Tal ei ole seda, nagu öeldakse, loomuses. Tal ei ole neid omadusi olemas. Neid ei ole olemas ju lihtsalt. Üks piisas. Küsi juurde, kui tee väheseks. Küsin ise juurde, et kas sellega äkki, kas on sellega võimalik kuidagi ka liiale minna, et ütleme, et joogas on ju ka neid liine, kus tõesti järgijad pühivad oksaga tee enda eest puhtaks, et ühelegi putukale peale ei istuks ja pärast päikeseloojangut süüa ei tee, et ma ei tea, putukad jälle lõkkesse ei lendaks. Kas sina vaatad iga kord jalge ette, kui sa kõnnid? Vaatan ikka, aga ma ei vaata, kas sul on ma ei tea, sipelgad jooksjad või seal veel keegi väiksem, eks ole. Niimoodi ma küll ei vaata. Ma lihtsalt käin vaatan lihtsalt suures plaanis seal mõnele inimese peale ei astu või kassile või koerale või jänesele. Piltlikult on selline nali muidugi. Jah, mingil viisil kindlasti, aga liiale minek, mida iseendana, vaata ei saa liiale minna, sest liiale minek tähendab mingisuguse asja boostimist. Nagu sul peab olema idee näiteks selleks, et puhastada eest kõik ära, kõik putukad, panna mask ka veel ette, et kedagi sisse hinga, eks ole, kogemata. Ja et siis nagu sa säästad elu, et sa ei jumala pärast ei tapa kedagi ära seal oma jalanumbriga, eks ole. Mis on 4-3 või? 5, mul 3. Eks ole, et see on tegelikult idee. Aga kui sa oled iseendana, sul pole üldse ideid. No pole olemas. Sul ei ole mingist ideed, kuidas peab olema, mida peab tegema. Sa oled. Muidugi see ei tähenda, et sa oled nagu, issand, tal pole ideid. Täiega jama, see on nii igav, eks ole. Aga ideed on mentaalsus, see on mõte, eks ole. Iseendana olev inimene saab genereerida ideid nii palju, kui ta tahab, aga ta juhub ära nendesse. Ta kasutab mõtlemise võimet nagu tööriista, kui on vaja. Sest teadlik inimene on peamiselt loodusega sina peal läbi enda teadvuse omaduste. Nagu vahetult. See mentaalsus on teda siin see mõte või ei ole, vahet pole. See niikuinii vajab siin kogu aeg oma joru, eks ole, ja on kaunis mõttetu tegelane, kui see ei ole treenitud niimoodi, et aitab sul elada. Nii et tegelik mina tegutseb maailmas vahetult. Jättes vahele oma mõtted ja ka emotsioonid, sest tal on mingi hea olemas. Tal on headus olemas, tal on super arusaamine
see võimekus on väga hea, tal on eristamise võime hea, arusaamine, intuitsioon, taipamine, inspiratsioon, ta nagu on kõigega sina peal. Ilma psühholoogiliste vahepaladeta. Eks on kõige suurem realist. Nii et see ei ole kindlasti, iseendana ei ole kindlasti olemine selline, kus me võrdleme näiteks psühholoogiliselt head inimest ja psühholoogiliselt halba inimest. Üks on tulnud sellisest perekonnast ja see on tulnud tollest perekonnast. Tegelikult mina on üldse väljaspool igasugust õpetust, igasugust perekond, igasugust psühholoogiat. See on täiesti midagi uut, kui nii võtta. Ja seetõttu ka ei kõlba ükski selline mõõdupuu mõõtma tegeliku mina ja mina omadusi, kvaliteeti ja võimekust ja nii edasi. Sest need mõõdupuud ja sarnase printsiibid ei tööta siin lihtsalt. Kuidas sellisele mina tasemele ehk enda tasemele juurduda, küsib keegi vaatajatest? Kõigepealt on vaja avastada, et sa oled olemas. Avastada. Ja siis on vaja sellesse jääda, sellesse avastusse. Aga jäämine tähendab seda, et kui see tähendab kogemust, eks ole, sest kui sa kujutad ette, et ma olen see, siis see on ju ette kujutlus, eks ole, see ei ole mina. Aga avastanuna ennast sa tead kogemuse kaudu, et see oled sina. Sa ise teed kindlaks, et see oled sina, mitte mõeldes, vaid teadvustades. Sest kedagi teist sind ei ole siin. Ja kinnistumine, mida tähendab kinnistumine? Kinnistumine tähendab seda, et peale avastamist peaks siia jääma, eks ole. Aga see ei ole nii lihtne, nii kerge. Ja selleks on oma konkreetne põhjus. Mida on kogu elu, või ütleme, elu algusest treenitud olema mitte mina. Kusjuures alguses on kõik tegeliku minana. Kõik lapsed näiteks, seni kui nad õpetatakse ümber kellekski teiseks. Ja sellepärast ongi, et kui sa vaatad väiksele lapsele, nagu silma sa näed seal nagu lõputust. Paljud räägivad ja vaatavad, vau, terve kosmos vaatab vastu või selline armastus või mis iganes, eks ole, kuidas nimetatakse. Aga sealt vaatabki vastu veel see tegelik mina, mis näiteks täiskasvanu, kes vaatab, on ununenud. Nagu ma ütlesin, ta on ümber kasvatatud mõtlevaks, emotsioneerivaks ehk kogejaks, mis jätab talle mulje sellest, et ta on keegi teine. Ja see treenitusaste olla keda keegi teine ehk läbi elada enda psühholoogiat on niivõrd harjumuslik, niivõrd tugeva jõuga, et isegi kui sa avastad iseendana olemise, siis siin kisub tagasi see harjumus. Nagu kõik harjumused, eks ole. Tahad, et mitte teha, ikka teed. Ja see harjumuse jõud tuleb ületada selleks, et jääda püsivalt iseendaks. On seda lihtne või raske teha? See võtab aega lihtsalt. See on kaks asja, et esimene asi, sa pead teadma, kes sa oled. Sa pead teadma, kuidas ennast jälle iseendaks tagasi saada ehk väljuda samastumisest mingisuguse protsessiga. Kui see on teada, kuidas see käib, eks ole, siis kui sa avastad seal jälle samastunud mingisuguse läbielamisega, mõtlemisega või näiteks pahameelega või mingisuguse saama rõõmuga näiteks või ükskõik missuguse psühholoogilise seisundiga, avastad, et oled jälle midagi läbi elamas. Pagan, jälle astusin sinna ämbrisse, eks ole. Siis taastad jälle endana olemise. Ja nii tuleb teha mitu korda, selline kuni sa saad aru, et ma ei taha enam oma psühholoogiaga samastuda. Ma ei taha samastuda sellega, kelleks mind peetakse ja kelleks mind on treenitud. Korra ütles üks inimene dresseeritud. Ja siis inimesel tekib valiku võimalus ja ta valib iseendast ja saab aru, et see kõige parem. Kui see on oluliseks muutub, kui see oluline ei ole, siis see on lihtsalt nagu mäng. Olen iseendana, tunnen vaikus, rahu, kõik on nagu hea. Minevik ei häiri, tulevik ei häiri, olen olevikus ehk realist, eks ole. Kõik on nagu hea. Aga vaata, mida ma tegema pidin nüüd järgmisena, eks ole.
ja see võtab, kerib ennast sealt välja läbi mõtte ja emotsioonid ja unustab välja enda olemasolu. Nii et see peab mingisugusel viisil muutuma nagu oluliseks. Ja tüüpiliselt, kui inimene avastab esimest korda ennast, siis see on siuke, vau, ma olen olemas. No mis esimest korda tähendab? Mul on kursustelt ju 1000 inimesi läbi käinud ja see on esimese päeva asjas on alati see tehnika, eks ole. Sest on vaja ju aidata inimestel avastada, kes nad tegelikult on, et tekiks alternatiiv oma psühholoogiale. Ja siis nad avastavad ja küsin, kuidas on. Vot nii, probleeme on, ei ole. Puudu on, ei ole. Täiuslikkus, see ongi täiuslikkus, ehk tegelikult mina on täiuslik. Ja siis ma soovitan neile see loomulikult see tehnoloogiat korrata ja nii edasi. Järgmine kord näiteks lisapäevale küsin, kuidas on siis? Oled ise endana? Ma unustasin täitsa ära, eks ole, ja jäi tegemata. Aga mõni tuleb tagasi ja ongi. Ja ta on selle nimel vaeva näinud. Ja ta tuleb ise endana, sa näed, et inimene tuli. Mitte psühholoogiline mingisugune väljendus, vaid päris mina tuli. Ja tead, see teeb mul alati head meeld. Ja. Sest isegi selle inimese näojooned on isegi helged. See on nagu tulnukas, ütleme. Meie psühholoogilises maastikul. Ja nii, et see unustamine on peamine probleem. Peale seda, kui sa teada saanud ja kuidas taastada. Aga muid probleeme polegi. Selles mõttes võiks öelda, et see on nagu tehnoloogia, aga ma ütlen veel kord, et peamine probleem on selles, et me oleme harjunud olema mitte endana, vaid läbi elama erinevaid psühholoogilisi protsessi. Pidama ennast selleks muidugi. Nii et see harjumusjõud on lihtsalt vaja ületada. Väga mugav on ju. Mis asi? Harjumustega kas olla. On mugav, aga väga animalistlik. Mitte midagi inimlikku siin ei ole. Nii et ma toon sulle ühe näite joogast, et joogas öeldakse niimoodi, et see inimene, kes ei ole iseendana, kes ei ole ennast avastanud, see lihtsalt raiskab elu. Elades kõiki neid sisseõpitud psühholoogilisi protsessi, mis ajandavad teda tegema seda ja toda ja head ja halba ja laisklema ja nuputama ja mida iganes. Ja see on raisatud elu. Miks raisatud elu? Sest inimest ennast ei ole esindatud. On esindatud läbi elamine, nagu kogemus. Aga isikut ei ole, kes kogeb. Aga see, kes on jällegi avastanud enda olemasolu, siis selle kohta öeldakse newborn. See on nagu uuesti sündis, nagu taas sündid. Taas on tulnud välja, vau, ma olen siin. Ja see on minu elu. Ja see ei ole mitte mõtete poolt konstateeritud minu elu, vaid see on olemasolu. Konstateerib nii, see on minu elu. Ja siit hakkab peale väga suur muutus. Siit hakkab see humaansus tegelikult kasvama ja arenema. Tuleks korra selle teema teise poole juurde ka. Pealkiri oli meil humaansus on valik. Sa korra mainisid ka valikut juba oma vastuses, et mida see valik siis tähendab? Kas ma võin igal hetkel valida olla humaanne ja mitte olla? Jaa. Kui ma meenutan praegu neid definitsioone, mis sa seda välja tõid, siis võiks öelda niimoodi, et see paistab väga valiku moodi. Eks ole? Ma valin selle vaate, selle, püüan neist kinni hoida, püüan hambad ristis tagasi hoida, kui mingi muu asi tahaks välja tulla või väldin kokkusaamist nende inimestega, kes ei vasta nendele parameetritele ja nii edasi. Ja see on ju ka valik, on ju nii. Vahest luban endale ka teisi valikuid. Miks seal? Sigadust ja pättust ja natukene. Pluss on rohkem kui miinuseid, siis on okei. On jah? Võt näed, sa tead väga hästi. Nii et siin kohas toimub see valik. Kuid see valik, mis tuleks tegelikult langetada, mis on tõepoolest väga kontrastne, mõtleksin, võib-olla isegi võiks kasutada sõna nagu dramaatiline. Oleks valik enda psühholoogilise mina ja tegeliku mina vahel.
ehk ma tahan rõhutada veel kord seda, et võib-olla ma leerdan liiga palju, aga eks sa siis juhi mind, eks ole, et tegelik mina on loomult humaanne. Tal ei ole vaja midagi õppida. Tal ei ole vaja ka seaduseid, eks ole, nagu keegi siin küsis, eks ole, ja nii edasi, sest ta on loomult humaanne. Aga humaanne inimene ei vaja seaduseid, sest ta teab loomult piire. Seda ei anda verega edasi, eks ole, seda ei anda geenidega edasi, vaid see on inimese olemusega kaasa antud. Ta teab seda. Ja teiselt poolt siis nii-öelda kunstlik humaansus ja piirid. Ega piirid ei ole ju ühiskonnas loodud selleks, et kuidas ma ütlen, et nad peavad igaks juhuks olema. Piirid on ju loodud seadusandlused selleks, et reguleerida inimeste vahel olevaid suhteid ja tegevusi. Sest kui neid ei reguleeritaks, regulatsioon tähendab alati ju ka karistust, eks ole, siis tegelikult see inimese psühholoogiline osa, millega ta hetkesse samastub, võiks teha mida iganes. Sest seal on nii palju neid erinevaid tahkusid, mida kõik inimesed võivad kasutades teha alates jõhkrast vägivallast kuni siis näiteks parahumaansuseni, eks ole. Aga et kõik on selliste erinevate psühholoogiliste komplektidega, siis on vaja seda kuidagi reguleerida. Hoida nagu vakal seal teatud tendentse, mis on nagu selles kirja pandud humaansuse valguses nagu taunitavad ja nii edasi. Regulatsioon on meeletult palju ühiskonnas. Aga kui inimene ei ole enam selline metsik, sest tema psühholoogia on metsik, ja see on võimalik ainult siis, kui sa oled iseendana, siis on humaanne. Ja siis sisuliselt langeb ära kogu sotsiaalkoormus. Ta langeb ära lihtsalt. Mõtle, kui palju riigi läks raha üle. No kui nii võtta, hästi lihtsalt. Ja see on tõesti võimalik, see ei ole mingi utoopia, millest räägin. Nii et siin on väga sellised suured võimalused ja need on valikud tegelikult. Sageli öeldakse, et valikuvabadus on inimeseks ka selliseid baasväärtusi või kas sa sellele kirjutad alla ja kui siis? Ei kirjuta. Ei kirjuta. Miks ma kirjutan, sest tüüpiliselt inimese valikud piirduvad tema psühholoogiliste protsessidega. Tema mõtetega, tema emotsioonidega, seda, mida ta tunneb, mida ta mõtleb ja tunneb, mida ta meenutab ja tunneb, kujutab ette ja tunneb, reageerib kellegi millelegi ja tunneb, eks ole, see on kõik psühholoogia. Ja kogu see psühholoogia juhibki inimese elu. Otsast otsani. Inimene arvab, et tal on valikud, tegelikult ei ole. Sest kõik on psühholoogia poolt reguleeritud, aga psühholoogiline osa on igasse inimesse installeeritud sisse. See on nagu programm. Muidugi me ei vaata seda, sest muidu me ei vasta homo sapiensi nõuetele, eks ole. Aga need on programmid, need on reflektoorsused. Ja meil ei ole tegelikult valikud. Aga hea on rääkida, et meil on valikud. Kui see muidugi, ma ei teaks, me täna jõuame sellest rääkida, miks meil valikud ei ole, aga tundub, et on valikud. Aga seda tasub nagu uurida, et mitu valikut mul siis tegelikult on. Ja mida ma tegelikult valin. Ja ma võid näha, teil on väga vähe. Aga kui tulla nüüd seisundi juurde, kus sul ei ole ette antud valikuid, ehk ma räägin jällegi tegelikust minast, eks on tegelikust sinust. Sul ei olegi valikuid. Aga see tähendab, et kõik on võimalik. Mõistad? See tähendab, et kõik on valitav. Millega sinu valikud on piiratud? Ainult sinu füüsilise keha vajadusega, pere vajadustega, kuna sul on, eks ole, sest sa kannad hoolt nende eest, eks ole, teenid raha, eks ole, käid poes ja nii edasi, väärid maja, kui on tarvis, käid autoga remondis ja nii edasi, sest need on kõik eluks vajalikud asjad. On jah. Aga sul ei ole ühtegi nagu ebanormaalset reaktsiooni sellele.
Sest see kõik on okei, see on normaalne. Et psühholoogia ei sekku vahel, miks mina pean minema ja mine ise ja issand, ma pean muretsema raha pärast, kui midagi on saanud või ei saa või tead, vanad asjad tuletavad meelde, seda pole siit olemas. Ja elu iseendana muutub väga lihtsaks, aga mitte primitiivseks. Ma mõtlen, see psühholoogia on iga inimese elu küljes nagu pomm, mis võib põhja või hoiab kinni või ankur. Aga sellest ei saada nagu aru, et küll need ankurid väritakse üle ja nad nihutatakse ja tehakse kergemaks, pannakse poid külge ja mida iganes, aga no ikka on see ankur küljes. Ehk inimesel ei ole vabadust tegelikult. See on tundub, et on vabadus. Aga kui näiteks keegi, kes on võib-olla korra proovinud seda tegelikult mina on olemast, leidnud siis, et ei liiga keeruline, ma ei saa sellega hakkama ja valib ikkagi harjumustega ütkatesse tagasi minna, kas ta on siis sellepärast vähem inimene? Vaata, kõik inimesed on inimesed. Küsimus on selles, kas sa ka koged seda, mitte tead teoreetiliselt, vaid kas sa ka koged, kas sa oled see. Et see on umbes, no ütlen niimoodi näiteks, et teoreetiliselt, näiteks on mul Bentley. No teoreetiliselt. Aga mõnel on Bentley. Teoreetiliselt olen ma, käin kosmoses. Mõni käib kosmoses ja mõni on praegugi seal. Eks see erinevus ongi nii suur. Kas mul on teoreetiliselt, kas ma olen teoreetiliselt või ma olen. Ja see erinevus on väga drastiline. See on, nagu ma ütlesin alguses, et see on nagu öö ja päev. Selleks, et saada teada, mida tähendab olla iseendana, tuleb see kõigepealt avastada ja kogeda. Ja kuidas ma sulle ütlen, et kui inimesed saavad kursustel iseenda kogemuse, siis osade pisarad voolavad. Ja siis nad jagavad, kui aega on, siis oma kogemust ja siis küsin, et palun räägi oma kogemusest. No ma näen, pisarad voolasid, eks ole, ja teised ka ju kuulevad, eks ole. Ja siis inimene räägib, et tead, ma sain aru, et seda ma olengi otsinud terve elu. Et see ongi see ja lõpuks ma liitsin. Küsid mõne teise käest, kes ka koges ennast, no kuidas on? See on nagu hea, nagu tühi, nagu igav natukene. Ma ütlesin, okei. Aga mis see tähendab? Kogemus on üks ja see sama, aga see väärtus on erinev. Võib-olla selle kohta saab öelda, et võib-olla osadele inimestele ongi õige aeg, eks ole, ennast avastada, sest see on nendel oluline. Osad veel ei ole küpsed selleks, nad peavad veel kusagil selle oma psühholoogilistes ajendites nagu ujuma. Veel kannatama ja veel rõõmu tundma ja kaotama ja uuesti võitma, uuesti pingutama ja nii edasi. Ehk eksima minevikku ja tulevikku ja olema kogu selle virvarises, mida me eluks nimetame. Ja nad ei ole veel valmis jõudma iseendaks, jõudma humaansusesse. See võib ka niimoodi olla. Jah, see tegelikult üks käibefraas või teine käibefraas on see, et eksimine on inimlik ja öeldakse, et ma ei tea, kurjategija on ka inimene ja ametnik on ka inimene ja justkui nagu eksimine on miski, mis teeb meist inimese. See vist jogavaatega ka väga kokku ei lähe. Tead, ma ütleks niimoodi, et kõik on inimesed. Kõik, kes on sündinud niimoodi inimese nahka, ütleme kõik, eks ole, on tegelikult inimesed. Kõigil on see mina. See mina on sinu identiteet iseendaga. See on kõigil olemas. Ja nüüd, kui inimesed eksivad mingites asjades, siis nad eksivad valikutes, oma psühholoogilistes valikutes. Kas sa saad aru, mis sa pean silmas, kui ma ütlen psühholoogiline valik? No muidugi mingid mõtted, emotsioonid, erinevad komplektid, väljendused, kogu see elu on üks psühholoogia läbi elamine. Siis nad eksivad selle külge õpetatu raames. Ja nad eksivad mingisuguste
sisse õpitud ja üldtunnustatud mingite raamide vastu lihtsalt. Eks ole? Ja see on siis nagu eksimus. No see on nii crazy ja on see psühholoogia, seda on nii palju igal pool, et ma ütlen, see on seinast seina kuni killerist kuni siis, ma ei tea, võib-olla püha meheni, eks ole, et ja kõik siin vahel. See peab olema kuidagi reguleeritud, eks ole, sest kõik ju suhtuvad teineteise ja nii edasi. Aga iseenda on olnud, seda ei ole. Seda keeruks pole üldse olemas. Nii et midagi vastamata mul vaata. Ei, see vist oligi, et kui kas inimeseks olemise üks nii-öelda aspekte on ka see eksimine, et kas see on lubatud nii-öelda inimesele? Muidugi on lubatud, aga kui sa küsid inimese käest, et näiteks okei, sa eksid, sa kukud, sa tõused ja nii edasi, eks ole, aga kaua see kestab? No kes on vanemaks saanud, siis see vaadata tagasi, eks ole, kogu aeg on niimoodi olnud. Aga kui sa vaatad, mida sa taga ajad siis? Püsivust ajatakse taga, on ju nii? Ajatakse taga seda, et oleks majanduse kindlustatus, ma tunneks ennast hästi, et ma oleksin teadaolev teistele, on ju nii? Siis ma tahan teada ja kontrollida, kuidas asjad on, eks ole. Nagu selitada stabiilsust, ega rohkem polegi vaja, on ju nii? Aga mis on vana inimese stabiilsus, ongi see, et ei, mina enam muutu. No seda küll, aga kui praegu vaadata noori näiteks mina versus siis noorte inimeste vajadused. Vaja üles rõindamine redelit, eks ole, karjääriredelit, osta enda korter, maja, auto, maale, linna, heasse kohta, eks ole, olla heades suhetes positsioonides. Teil nagu mingi vajadus nagu pesa luua, eks ole, ja positsioneerida nagu ennast. Aga kui sa küsid, milleks seda vaja on? Siis nad ütlevad, no siis ma olen keegi. On ju nii? Igaks on keegi. Aga kujut ette, sa oled iseendana ja sul pole vaja keegi olla enam. Sest sa oled iseendana. Ja see on väga stabiilne. Sul ei ole mingisugust tujude langusid. Issand konkurent tekkis siia äkki ma ole keegi, ma rabelen igaks rohkem, et ikka olla keegi sellitada. See on meeletu transvaal, mis ümber käib. Meeletu pingutus ja nii edasi. Ja jälle ja ikka kukud alla ja jälle. Inimesed võiks küsida enda käest, et mis asi see elu on, mis me peame võitma ja kaotama ja kogu aeg võitlema ja kaotama. Miks see on niimoodi? Vastus on hästi lihtne. Selleks, et leida muutumatu stabiilsus. Aga seda pole keegi leidnud sellisel viisil. Sest see on juba olemas. Nüüd kui sa avastad, kes sa oled, sa võid avastada, ongi stabiilne kõik. Ja siis need, kes nuusutavad, nagu öeldakse, ehk on endana korra, eks ole, see on nagu igav, nagu polegi midagi. Nad ei saa aru, et see ongi vastus kogu nende elule. Stabiilsus. Ma olen teadlik ja ma olen õnnelik. Ehk see, mida läbi elu, läbi psühholoogia püütakse saavutada, saavutatakse selle kaudu hoopis. Et see on ka nagu vastus tervele elule, kogu ponnistusele, mida me elu tehes teeme. Anname vahepeal jälle publikule ka võimaluse küsida, kas on kellelgi tekkinud mingeid mõtteid. Ja, siin on üks mikrofoni soov. Sa rääkisid huvitavalt sellest, kuidas peab pingutama karjääri ja materiaalse heaolu nimel ja samal ajal ennem sa ütlesid seda, et humaan inimene ei lähe kunagi liiast, ta teab piire, ta teab nii-öelda, mis on nagu lubatud, mitte. Ja ma jäin selle üle mõtlema, et see sama näide, et kas piirid nagu sõltuvad või mis on liiast, kas see sõltub kuidagi kontekstist umbes, et mis on liiast minu või ütleme minu kaaskõrvalistu vahel, on võib-olla täitsa erinev. Kui näiteks edasi arendada seda sama minu esimest küsimust või näidet, et oletagem, et ma olen metsaärinaine, mul on 5 last ja mul on näiteks kodune mees. Et palju metsa mahavõtmist on liiast ja kuidas seda praktiliselt ära tunda või kui nii-öelda tulla reaalsemalt, et idamaad tihti ütlevad, et me siin lääne ühiskondades oleme niikuinii juba liiast. Miks meil on vaja, ma ei tea, 10 paari teksaseid, 10 paari suvekingi kodus, et te juba olete, et kuidas nagu tavainimesena ära tunda seda
liiast ja mitte liiast piiri? Aitäh. Tavainimesena ei tunnegi ära seda piiri, sest alati on vähe. Alati on vähe. Kui on muidugi sees üks selline programm, mis ütleb, et kõik on üleliigne, see on üleliigne, see on üleliigne, mul pole nii palju vaja, siis töötab see programm. Kui on puudu see programm, siis on vaja ahmida. Aga siin ei ole mitte midagi võrreldavat tegeliku mina objektiivsusega ja tegeliku mina, kuidas öelda nüüd, ökonoomikaga, ütleme niimoodi. Need ei saa võrrelda oma vahel asju. Täpselt nii nagu ei saa võrrelda kassi ja puud näiteks, et mis seal on ühist, et miks kass on nii ja puu on nii. Seda ei saa niimoodi kuidagi võtta, sest need reeglid, see maailma kogemus, mis tuleneb tegeliku mina vaatest ja tavaliselt psühholoogia vaatest, need on niivõrd erinevad. Need ei saa võrrelda oma vahel. Ei saa öelda, et mida saab öelda küll lähtuvalt mina vaatest, on see, et näed, seda inimest juhib see komplekt reaktsioone, koos nende mõtetega, emotsioonidega, ta väljendab seda, ta peab ennast selleks ja see ajendab teda midagi tegema. Sellel on teistsugune komplekt, sellel on 3. komplekt, 4., 5. Näed, see vahetus on komplekti, eks ole. Pingutas, ta sai selle mingi asja kätte, seal nüüd ta rõõmustas, näed, teine komplekt hakkas tööle. Ehk nüüd psühholoogia muutis plaati, eks ole. Nüüd ta juba võttis 3. ehk keevitus 3. komplekt. Nüüd ta vaatab ringi, äkki keegi võtab ära selle käest. Nüüd tegi kohe järgmine komplekt, eks ole, et mina kuhu ma ta peidan, eks ole, keegi ei näe, et keegi võtaks ära seda mu käest. Sa näed seda nagu mingit mängu, sest psühholoogilist mängu, millest inimene on sukeldunud täiega, teadmata, kes ta on. Ja sama on ka siis selle 5 lapsega ja metsanaisega ja selle mehega, kes lapsi hoiab, eks ole. Ja täpselt samasugune lugu, mis neid ajendab? Neid ajendavad nende tavalised psühholoogilised vajadused. Tühi kõht ja janu ja peavari kõrvale jätta, siis on ülejäänud vajadused, see on kõik psühholoogilised. Mida teeb teadlik inimene, kes on enda olemuselust teadlik? Ta võtab ka osa, aga ta ei tee asju enda jaoks. Ta võtab osa asjadest, andes nendele asjadele juurde väärtust. Ta muudab asju mitte sellepärast, et ta tahab seda. Ta lõudselt meelib, sest ta tunneb, et ta on keegi. Tal ei ole seda. Sest ta juba on keegi. Tal ei ole vaja keegi teine olla enam. Ta teeb seda sellepärast, et aidata teisi. Ja. Et aidata teistel saada üks paremaks. Aidata teistel saada võib-olla edukamaks. Võib-olla aidata üle saada mingitest raskustest kuskil. See on ka samas ka teatud mõttes nagu altruism. Aga mitte selline nagu loll altruism. Selline rumal, eks ole. Et nekad loosung üles, siis lähme aitame. Ja kui nad aitähi ütles, me ei aita kunagi enam. Sellega haakub hästi eelnev vangivalvuri küsimus on online'is jätku saanud. Oho. Et kas vangivalvur ei saa siis olla lihtsalt humaanne ehk hea, eriti kui ta on ennast avastanud ja läbi valvuri suhtumise võib siis muutuda ka vang heaks või humaanseks? No tegelikult ikka on. On ikka. Iga inimene on tegelikult iseendana. Ma ei tea, mitu korda ma kordan, võib-olla ma hakkan nagu papaga ennast neema juba, aga see on fakt, et sa oled iseendana. Sa võid olla vangivalvur, sa võid olla isegi sõjaväelane näiteks, sa võid olla õde või vend, meditsiinis näiteks. Võid olla autojuht, võid olla õpetaja, võid olla lapsehoidja, eks ole, metsamees, vahet ei ole, kes sa oled. Sest point ei ole sellest, mida sa teed, vaid point on sellest, mis sa oled. Mis sa oled. Ja sellest ju tuleb välja kõik, mida sa teed ja kuidas sa teed. Sest kui küsida inimeste käest, miks nad teevad neid asju täna, mida nad teevad, siis kas neile meeldib seda teha või nad on sunnitud tegema, sest neid asju seda teha, mida nad tahaksid teha või neid ei too sisse.
aga see on ju teatud mõttes kas siis vabatahtlik sund või siis sunniviisiline sund teha neid asju. Aga kui sa oled iseendana, sul ei ole seda sundi olemas. Sa lihtsalt teed seda, mis sul on osaks saanud. Oled vangivalvur. Mis siis ikka? Odade. Eks sa ei saa nagu, sa nagu ei teeni endale mingisugust paguneid, kiitusid, sul pole vaja seda. Sest sa oled õnnelik, nagu loomult õnnelik. Loomult tähendab, mitte niisugune lollakas natukene, käib ja hihiga on hea olla, eks ole. Vaid see on selline sisemine seisund, mis ei paista nagu välja. See on sees pool positiivne, loomult positiivne. Aga kui kirjetakse positiivset inimest ja ta ei reageeri sellele, sest tal on juba olemas see kõik. Siis ta ei ole lollik, ta on lihtsalt nagu üle sellest. See ei tööta enam. See ei kanna enam vilja, teda ei motiveeri enam need asjad, nagu teisi näiteks. Ja. Teda ei motiveeri näiteks, ma ei tea, mingid saavutused, mida ta ise teeb. Aga saavutada võib ta väga palju, sest tema käsutuses on ju inimese arukus, intellekt. Ta võib teha üks kolossaalseid avastusi, mis on kõikidele kasulikud. Aga antakse Nobel talle, sain Nobel, siis. Midagi ei muutu tema jaoks. Sest tal ei ole neid raskusi, mis on tavaliselt inimestel. Ta on normaalne. Nagu stabiilselt, loomulikult normaalne. Ja ükski psühholoogiline selline präänik ei tööta tema puhul. Psühholoogia on hambutu tema suhtes. Ta on üle psühholoogia. Mitte ta peab ennast üle, vaid ta on oma loomult üle. Ja see on normaalne. Ma ütleks, see on nagu täitsa teine tõuk inimesi. Ma kursuste vahest räägin sellest, et on tavaline inimene, kes elab enda mõtete ja emotsioonide järgi, eks ole. Ja siis on inimene, kes elab enda ja teadvuse järgi. Ja ei ela mõtete ja emotsioonide järgi. Et on human ja human 2.0. Sama inimene on nagu upgrade'itud, nagu muutus on toimunud inimese enda sees. Ja mitte läbi mingisuguse hulju-mulju või uhuu asja, vaid läbi selle, et on avastanud, mul on veel see omatus, mul on veel see asi ja ma olen see. Ta on võtnud tead lihtsalt rohkem kasutusi igapäevases elus. See on väga praktiline. Ja selle kaudu käib kuidas ma ütlen, nagu inimese ülestõstmine uuele tasemele. Ja õppimine siin, nagu meil on see elukestev õppe, see ei too mitte kunagi inimesele tasandil, sest see ei sirutu sellisele tasemele. Nii et siin on vaja teistsugust lähenemist. Kuule, kui vangivalvur saab olla humaanne, kas siis, ma ei tea, vorstimeister saab ka humaanne olla või timukas või? Muidugi, miks mitte? Kuidas see siis välja näeks? Väga lihtsalt. Näiteks sidad, mul on rääkinud siin sidadest, eks ole, siin sarjas, et täiuslikkuseni jõudnud inimesed. Üks täiuslikkuse juurde liikumise kõige olulisemaid faktorid on iseenda avastamine, kes teilt oled. Sest siis tuleb esile alles see, kes hakkab ka ülejäänud asjast täiuslikkuse poole minema. Kuigi iseenda kogemine, iseendana on juba täiuslikkuse kogemine. Ja sidad on olnud kullassepad, puussepad, butcherid ehk siis lihunikud. Probleemo. Ei ole probleemi. Probleemi on selles, mida sa teed, vaid kes sa oled. See on võib-olla probleem. Iseendana olles koos teaduse omadusi kasutades hakkab maailm avanema nii, nagu ta on. Ja kõik need vanad tõed, võib-olla joogalikud süvatõed ja piiblis on ka neid päris palju sees. Need hakkavad avanema, sa hakkad aru saama, mis seal teil kirjutatud on. Muidu ei saagi aru. Ei mõista lihtsalt. Hakkad aru saama, mida ruumi räägib ja nii edasi.
maailm avab ennast täiesti teistsugusest tahust, mis on kogu aeg siin olnud, aga nagu lukus, sest ega psühholoogia on pime. Ta reageerib sellele, mis on ette antud, aga kui sa oled sellest lahti saanud, sa hakkad tegema, lahe, cool, ja sa hakkad avastama maailma. Nagu lapsed avastavad, seni kuni nad on veel iseendana. Ja, rõõmustab iga aasta peale, vaata, mis see on, eks ole. On ju. Mida vanemaks lapsed saavad, seda vähemalt avastavad. On ju. Siin pole midagi avastada, eks ole. Siin on see fookuse, tähelepanu fookuse kinnistamiseks ainult. No, kuidas maailm sellistesse inimestesse suhtub? Ma vaatan siin ühte online küsimust jälle, mis ütleb, sa rääkisid ka pühameestest, et Siberi Jeesus isa Vissarjon ja tema lähimad abilised istuvad juba 2 aastat vanglas. Nendega kokku puutunud inimesed kirjeldavad neid kui headust kiirgavaid olendeid. Ehk siis mingi osa maailmast ei aktsepteeri headust, vaid ründab seda. Tead, asi ei ole isegi võib-olla selles, ma ei ole kindla, kas Vissarjon on ennast avastanud. See, et ta tituleeris ennast Kristuseks. No kui ta, ma ei oska öelda, miks ta seda tegi ja kui ta on vangis, siis äkki tal on humaanne valvur vähemalt? Ma ei arva, et Vissarjon on seal lihtsalt niisama. Keegi pidas oluliseks ta pokri pista, eks ole. Kas ta siis hakkas kritiseerima Vene valitsust, mida ei tohi kritiseerida mitte kunagi ükski ärimees ega ükski pühamees, sest sellest pannakse alati kinni, eks ole. Ma ei tea tema kohta öelda, sest ma ei tunne teda. Ma olen küll näinud telekas, aga kui nii võtta, siis ma ütleks, et siis kui mina teda nägin, et ta ei ole küll veel iseendana. Aga selles mõttes, et ta oskas inimestele mõju avaldada ja kaasa tõmmata ja pakkus neile võimalusi, inimesed tulid ja see meeldis neile ja nii edasi. See on kõik okei. Võib-olla see on ka psühholoogia. On ju nii. Ja inimesed on ju väga manipuleeritavad tegelikult, kui nende psühholoogiat natukenegi tunda. Vissarjon võib-olla äkki ole kõige parem näide sellest, et inimene on iseennast avastanud ja jäänud iseendaks. Okei. Ma vaatan neid küsimusi, mis meil online'is on tulnud, siis tundub, et me peame võtma ikkagi ka sõjateema. Võtame. Kui sulle sobib. Sobib. Tundub, et see on asi, mis nagu humaansusega või vähemalt sealt kerkib humaansuse teema väga reljeefselt esile, et eriti nüüd, kus see sõda on nii lähedal meile, et me seda ignoreerida ei saa, et see sõda on ju kogu aeg kuskil toimumas. Nii et üks küsimus näiteks, et kuidas maailmas toimuvas humaanseks jääda? Teate, tõmbame see piiri vahel, et on selline kombineeritud psühholoogiline humaansus ja kombineerimata naturaalne humaansus. Räägime sellest viimasest. Räägime mõlemast, eks ole. Et kombineeritud humaansus on kindlasti väga-väga häiritud. Ta on häiritud kogu selle asja poolt, mis seal tegelikult toimub. Ja see häiritus tähendab mida? See tähendab seda, et humaansed printsiibid on asendunud juba teiste printsiipidega, näiteks kriitikaga. Ja kriitika ei ole humaansus. On ju nii? Kriitika on alati selline asi, mis teetab välja rahulolematust. Nii et see on juba sellisest psühholoogilisest humaansusest nagu välja liikumine. Kui sealt veel kaugemale minna, eks ole, siis võib veel kaugemale, võib minna ka vihaseks, agressiivseks, eks ole, hakata ründama ja nii edasi. Niimoodi see psühholoogiline humaansus nagu muutub siis järk-järgult vastupidiseks, eks ole. Selles on psühholoogilise humaansuse probleem. Ta ei ole püsiv, vaid ta muutub. Selle peale see kindel olla. Sest ma toon ühe teise näite, võta või sõda näiteks, eks ole, mis seal käib siis Ukrainas. Ma muuseas vaatan ka uudisid. Iga päev natukene, mis seal toimub, et kursis hoida. Ja näen küll kõik nende asju, mida seal näidatakse, eks ole. Piisab sellest, kui
luua inimesele olukord, kas see psühholoogiline olukord, mis on tal ohtlik ja töötab lahti enda humaansusest. See lihtsalt toimub. Ta ei hoia sellest kinni, ta saab aru, et see on nonsense. Ja muutub näiteks vasturündajaks, kaitsjaks või hoopis põgeneb ja unustab kõik oma vaated ära. See on juhtunud ju kogu aeg läbi ajaloo, eks ole. Ja selleks pole vaja suurt sõda, eks ole. Seda juhtub ju sagedasti ka lähedaste inimestega. Ma pean kinni anda vaadetest, paneb mind olukorra ette ja ütleb, et nii enamus raha ei saa nii palju. Ja on kõik vaated läinud, eks ole, kogu ülbus on läinud, nüüd sa lähed ja roomad ligi ja kuule, teeme ikka, mõistad. Ja see on selline tavaline selline nagu muutus. Nii et üldinimlikult vaadates, meil on ju, inimese elu on ju täna meil väärtuslik, eks ole, seda peetakse väärtuseks. Samas kui kuskil mujal näiteks, ma tea, võib-olla on Aafrikas veel sellist riiki, kus inimese elu väärtus on 0. See on nagu loom. Lihtsalt lastakse, tapetakse. Võib-olla ka kuskil siin Lähis-Idas, eks ole, ja see pole üldse inimene, ei peetagi inimeseks. Siis seal on teine väärtus. Aga kes see väärtus annab inimesele? Ikka teised inimesed on või nad ise. Ja sõda on ju selline protsess, kus paljude inimeste väärtused on sattunud ohtu. Ehk need väärtused hakkavad logisema, lagunevad ära. Ja enam sellised vaated, mis olid enne näiteks, ei ole võimalikud lihtsalt. Ei ole võimalik jääda lõpuni humaanseks sellises kaoses, nagu seda Ukrainas toimub praegu. Ja pealtvaatajad samamoodi. Ma olen kuulnud seda, et inimesed vaatavad, mis seal on ja süda valutab hirmsalt moodi ja peavalud on ja käed sügelevad, elavad kaasa nagu spordivõistlusele vahest, eks ole, inimesed elavad kaasa. Aga kus siin nende humaansus on? See ju asendub ja nüüd läbielamist. Muidugi on ka inimesi, kes tõtavad appi ja see on humanitaarabi. Ja? Me tahame abistada. Aga kas see on humaansus, business, oma kasupüüdlikkus, mis see on? Sest humanitaarabi on ju vahetevahel väga suur business tegelikult, on ju nii? Et kõik sõltub ju sellest, mis meile sealt välja antakse, mis meieni jõuab. On ju kaua see oli siin, kui küsiti, kuhu need punase ristile annetatud miljonid on jäänud. Ja siin on pilti, eks ole, kus siis punase risti boss, eks ole, on Lavroviga seal Kremlis, kus ajavad Venemaa kaudu nende asju. See on ka imelik on. Ja nii edasi, eks ole. Ja kuhu see humaansus siis kaob, siis see läheb kohe nagu, mis asja? On ju nii? Ehk humaansus on selline tavamõttes nagu mingi seisund, mingi usk, veendumus, vaade, mis peab vastu ainult teatud tingimustes. Muudes tingimustes lihtsalt laguneb ära. Ukrainas on sõda kestnud ju 30 pluss päeva, eks ole. Ma ei tea, kas olete tähele pannud, et inimesed arvavad ära sõjale. Kui esimesed päevad on meeltu paanika, kõik nutavad ja nii edasi, siis näiteks viimased kaadrid vaadates inimesed käivad juba longivad normaalselt, eks ole, laibad on maas, eks ole, majad on porustatud, keegi ei nuta, kõik on nagu normaalsed, just kui on ju nii. Süüa pole, keegi ei nuta, ei hala, ütled, sealt kuskilt leiame, inimesed harjuvad ära nende olukordadega. Kas see on humaanne? Ma ei oska öelda. Kas nad elavad humaansetes tingimustes seal keldrites? Ma ei oska öelda. Aga siit tuleb välja see, et humaansus ja muud seisundid muutuvad aja jooksul. Toimub adopteerumine vastavalt olukorrale. Kui paljud inimesed on reetnud oma mingid humaansuse vaateid või aateid näiteks, kas siis raha pärast või sellepärast, et nende perekond on niimoodi pitsitatud või loodud olukord, kus nad on pandud ohtu, kas on viidatudki sellele. Kõik vaated murduvad, on nii. Nii et see on sellise humaansuse nagu nõrk koht.
on sõltuv, tingimuslik. Aga kui sa oled iseendana, sul ei ole midagi reeta, midagi petta, sest sul ei ole selliseid kokku klopsitud aateid, vaateid, hoiakuid, mõistmisi, uskumusi. Sul ei ole lihtsalt neid. Seega sa ei saa mitte millestki pettuda. Ükskõik milline olukord ka ei oleks, saad ikka samasugune. Sul ei ole midagi reeta, sest sul ei ole midagi reeta, sest sul ei ole neid asju. Kui sa oled sõjas, muidugi sa näed, mis toimub. Muidugi sa saad aru, mis tehakse. Ja sa võid ju kaasa lüüa selles kõiges. Ennast unustamata või kaotamata, aidates ükskõik keda sa vaja on, ükskõik mida tehes. Aga mitte sellepärast, et sul on mingisugune emotsionaal, mentaalne, psühholoogiline motiiv seda teha. Sa teed selle sellepärast, et see saab sulle osaks lihtsalt, sa lihtsalt võtad sellest osa. Sest sul on võimalus osa võtta. Aga sul on mingisugust survestatust osa võtta. Eks sa valid, mida sa teed. Ja sa valid ja teed seda, millest on kasu kellelegi. Jah, nagu ma ütlesin, ootamata preemiat ja aurahasid ja see nagu öeldakse kotti enam üldse. Ma ei saa jätta küsimata, kui selle naturaalse humaansuse omadused on näiteks heatahtlikkus ja kaastunne. On nii? Kui sa seisaksid silmitsi selle sõduriga, kes on seal tänaval vägistanud naisterahva, pannud ta põlema ja sundinud tema 6-aastast last seda pealt vaatama. Kas see heatahtlikkus ja kaastunne selle sõduri suhtes säilivad? Sellistel puhkudel tekib arusaamine, miks on juhtunud. Kaastundest ma siin ei räägiks. Aga põhjustest, miks see on juhtunud, saab see inimene väga hästi aru. Ja ta saab aru, et peamine kurjus on see sama inimese psühholoogia, see, mille hulka kuulub ka see loomalik maailm, see metsik maailm. Ja ta saab aru, et selle inimese, näiteks tapmine, ei muuda olukorda. Nagu mujal maailmas tehakse, eks ole. Vangi panemine ei muuda olukorda. See on vaja mingit muud lahendust. Sest psühholoogiani liikumine, see ei ole lahendus. Sest viimaste aastatuhandete jooksul ei ole inimesed paremaks saanud. Üldse ei ole saanud paremaks. Samasugused, seda on näha näiteks kas või selle sõja valguses poolakad ja ungarlased, need seal podisevad, eks ole, sakslased, võtta prantslased ja Ungari ja need, kõik need Euroopa maad, eks ole, heaoluriigid, Inglismaa, just kui on kõik väga hästi olnud. Aga nüüd on sõda ja neil on suur probleem. Nad ei ole enam nii rahulikud seal. On nii. Nii et point ei ole nagu selles, et me peaksime karistama neid, kes teevad seal sigadusi, õuduseid ja nii edasi, eks ole. Meil on vaja suuremat muutust siin. Meil on nagu meil on vaja palju printsipiaalsemat muutust välja arvatud, kui veel, kuidas ma ütlen siis, mis on nagu fundamentaalsem muutus. Mitte keskenduda nii-öelda, ütleme, nende killerite ja vägistajate psüühikale, mis on automatism, mis sõjas avaldub eriti selgelt, sest ja tihti muuseas, see käib alati sõjaga kaasas, see on sõjaga kaasas käinud. Kui venelased siitpoolt läksid ja Saksamaad vallutasid, siis nad vägistasid miljoneid saksa naisi. See on ajalooliselt, jah. Minu meelest, kas täna oli isegi seal Vene ÜRO juures vist on venelane seal, ütles, et sõjaga käibki kaasas vägivald. Käivadki sellised õudsed kaasas. Ilmselt käivad, sest inimesed metsistuvad sellistes olukordades. Nad on ju alati, nad on nagu loomad. Kes keda ründab, tugevam saab võidu, eks ole, nõrgem tapetakse, ega loomade maailmas käib samamoodi. Aga need inimesed, kes seal on,
kui nad on üles kruvitud ja nad unustavad oma arukuse, humaansuse, eks ole, nad muutuvad loomadeks, nad teevadki loomatükke. Nii et sinu vahel mingisugust teist lahendust, sest psühholoogilist lahendust siin ei ole. Nii et teadlik inimene vaatab kogu inimkonna probleeme, ükskõik mida nad ka ei teeks, kui ühte suurt lahenduseta probleemi. Ja muud mitte midagi. Ja heal juhul tunneb ta lihtsalt kaasa sellele inimkonna tasemele tänapäeval. Ja muud mitte midagi. No kui vaadata mingid lokaalsed sündmused, siis see on alati iga kord väga unikaalne, kuidas iseendana olev inimene näeb seda. Sest ta näeb seda, mida ta näeb, ta ei kujuta endale ette, mida ta näeb. Ehk ta on nagu realist, ta saab väga hästi aru, kui näiteks Butšas on olukord selline, siis ta ongi selline. Ta saab väga hästi aru, et tema karjumine, loosongid, lippudega, millega vehkimine ei muuda seda olukorda. Lihtsalt see ei ole võimalik. Ja, kui ta küsib enda käest, mis võib seda muuta, ja hakkab seda asja ajama, siis see muudabki midagi. Ja. Aga mis inimestesse puutub, siis täna ei ole olemas maailmas sellist teadmist, laialt kasutuses olevat teadmist, mis inimest muudaks, oleks võimeline inimest niimoodi muutma, et ta muutuks paremaks. Ei jäta siin farmaatsia, ei jäta siin psühhoteraapia ja nii edasi. Siin on vaja muutust ainult indiviidi tasandil, ehk indiviid ise saab muuta ennast. Aga ta peab teadma, kuidas seda teha. Vastasel juhul mitte mingit muutust ei toimu. Selles mõttes on inimkonnas olukord väga keeruline. Ja kui midagi uut nagu öeldakse välja ei tule, siis lihtsalt järgmised 1000 aastat läheb samamoodi. Et me oleme, me võiks olla inimesed, päris naturaalse humaansusega inimesed. Ei oleks meil sõdasid, mitte midagi, poleks raiskamist ja ei oleks saastatust ja nii edasi. Aga me oleme alles teel sinna poole. Ja siit tulevad kõik raskused. Ma vaatan, neid sõjateemasid on nii palju, et ma arvan, üksi pulk ei jõua neid kõiki küsimusi läbi küsida, vist muidu me jäämegi siia. No ma ei tea, sina otsustad. Võib-olla ma võtan endale vabaduse tõmmata see teema natuke kokku, et võib-olla mis siit välja koorub on ühelt poolt küsimus, kas pilt maailmas läheb kokkuvõttes hullemaks ja polegi enam mingit lootust või on see vastupidi see valikukoht nüüd, kus tegelikult on võimalus? Tead, ma olen asja nagu vaadanud seda osa, tead. Aga ma võiks öelda niimoodi, et see on kaunis segane olukord tegelikult üle ilma. Sellepärast, et me teame seda, kõik justkui teavad seda, et president Putin andis käsu, eks ole, minna Ukrainasse, eks ole, teha välgsõda, ta ei tulnud välja, nüüd käib hirmus sõda, eks ole, aga teades, et ta on järjepäine, järgi ei anna, eks ole, siis ilmselt see kestab seal tükk aega, eks ole, ja nii edasi ja pluss veel võtta sanktsioonid Venemaa suhtes, see on huvitav, et kogu maailm, vähemalt suur osa maailma, mida meie tunneme, mis on meil lähedane, on tegelikult koondunud. Vot see on kihvt. See on selles mõttes kihvt, et siukest asja muidu, kui seda sündmust poleks olnud, ei oleks mitte kunagi tekkinud. Vot see on jõud. Vaadata, kuidas elatakse kaasa ja nii edasi ja nii edasi, eks ole. Aga nüüd, kui ma vaatan, kui suurel määral näiteks Ukrainas praegu aidatakse, siis lubajad on palju. Mõned ütlevad, me võtame selle küsimuse päeva korda, me arutame seda, eks ole. Mis tähendab, et see venib jälle tohutult pikaks, eks ole, samas kui on juba vaja kõike näiteks selle varustust, mis selle iganes on tarvis ja nii edasi. Ja siin tulevad välja kõik need nüansid. Kuidas keegi kellesse suhtub, eks ole, mis asjad on mängus, millega võib riskida, millega ei või riskida. Näiteks kas või see Saksamaa sõltuvus gaasist, eks ole,
Eesti, Läti, Leedu ütlesid lahti gaasi kasutamisest, eks ole, tarnid enam sealt ei võeta vastu, gaas, ma ei tea, kust nad ostavad seda. Saksamaa 2 aastat kasutab veel, ehk raha läheb Putinile, eks ole, nemad ei pane kraani kinni. Ja nii edasi, eks ole, et siin on kõik see, mis oli nagu loodud nagu sõltuvuslikuks, tuleb nüüd välja. Meie ei teadnudki neid asju näiteks, on ju. Aga nüüd tuleb välja, et Suur-Venemaa on oma sõrad ajanud laiali igale poole, eks ole, ja tekitanud sõltuvusi paljudesse maadesse. Me paneme kraani kinni siit, et aga kui me selle kraani kinni paneme, mis te siis teete? On nii? Ja ongi probleem. Nii et siin me saame aru, et globaalne majandus tegelikult on ka ohtlik sellistes olukordades. Eks ole? Ja ma arvan, et selle peale mõeldakse juba. Sest need riskid on liiga suured. Kõik riigid kaotavad tänu nendele sanktsioonidele Venemaa vastu praegu meeletult samamoodi. Keegi teinud seda ette, et see mõtle. Muidugi, mis on mõneti hea, nagu on see, et sõda hoitakse Ukraina piirides. Et teda lasta sealt välja, sest kui NATO ütleb, et kas 1 sent, 1 toll üle piiri kohe tulema anname, ega see on ju piiratus. Piiratakse see territoorium ära, seal toimub seal kõik ära. Minu meelest veel täna või eile või üks politoloog vist või mingi analüütik ta oli seal, ütles seda, et ega Vene riigist muud jagu ei saa. Mis need piirangud, need mingisugused embargod, teda ei koti üldse see. See on nii suur riik, nii suurte ressurssidega, nad on üle elanud mitmeid kriise, nad on korrastunud. Mida nad üle ela? On Vene sõjaväe täielik purustamine. Vot siis on kogu prestiis ja kõik see nagu läinud ja ta ei ole enam maailma number 2 riik. Ma ei tea, kus siin allpool seal. Vot see on see, mida nad kardavad. Ja kui sellest saadakse aru ja sinna pannakse rõhk, siis tegelikult selline suur selline võimas riik, suurte ressurssidega riik, nagu on ta, nagu ta on, eks ole, tegelikult kaotab oma mõjujõu, sest täna tema mõjujõud väga suur. Tuumanuppel, eks ole. Ja. Ma hästi ei usu, et see sõda läheb piiridest välja. Ja kuigi on kuulda seal Venemaa poole peal, on need kõrid karjuvad seal. Läheme välja läbi Ukraina, läheme Poola piirini välja. Ma mõtlen, vaatan, sa oled ikka täitsa idioot. Kuidas sa said sinna üldse kraani panna siin? Kuidas sa saad nii loll juttu ajada? Et meie teeme. Ma ei saa aru. Ma saan aru, mis toimub. Et inimesed on nagu väga hästi ideoloogiliselt töödeltud, sest see on ka psühholoogia. On ju nii? Ma tunnen ka paljusid venelasi ja ma mõtlen, et osad on neist täitsa nagu aju pestud, osad on väga arukad, annavad aru, mis toimub ja nii edasi. Inimesed on niivõrd erinevad. Ma tõesti väga loodan seda, et see vaibub ära seal Ukrainas. Et lääneriigid toetavad ukrainlaseid ja nad saavad oma maa tagasi sealt. Tuumasõda ma ka ei usu, et see tuleb. Aga kurnav see sõda on kogu maailmale. See mõjutab absoluutselt kõik. Aafrika nälgib juba. Osad riigid said 50% oma teraviljast, eks ole, Ukrainast. Enam ei saa. Ja nii edasi, eks ole. Pluss veel muud majanduslikud probleemid, mis on igal pool. Aga ma arvan, et kui me selle üle elame, nagu me nii me elame üle, eks ole. Et siis on inimkond ehk palju tugevamalt kokku sulandunud. Saavad aru, et kokku hoidmine on see jõud. Võib-olla vaatamegi, kuidas sellest olukorrast siis edasi minna, et siit on näiteks küsitud ka, et kas ja kust abi saada. Kas on olemas selliseid inimesi, kes on kõrgemal arengutasemel ja aitavad humaansust maailmas levitada, nii-öelda valgustöötajad. Võin öelda, et on küll, aga võib-olla soovid lisada. No ikka on olemas. Muidugi on olemas, igasugust inimesi on ja kuidas keegi, kuidas millegiga ehk
need inimesed, kes on iseendana, nad õpetavad ja räägivad seda, millest nemad on aru saanud, mis on nii-öelda nende intuitsioon, inspiratsioon, kogemus välja toonud, eks ole, nad õpetavad seda, mida nad teavad. Muidugi need on olemas, see on kogu aeg olemas olnud, küll igal ajastul tegelikult rohkem või vähem, pigem vähem, eks ole. Aga nüüd see sõltub, kus nende hääl asub. Kas nende hääl asub kusagil valitsuses, kusagil nõukogus, kusagil nõuandvas kogus, kui palju neid kuulatakse või see on kuskil seal nii-öelda töörahva seas, eks ole, on põllumeeste seas, masinatööstuses, eks ole, või see on kusagil seal tsiklimeeste pundis. Et see on nagu, nende hääl on seal, kus nad on. Ja, muidugi peab arvestama ka sellega, et isegi kui need inimesed vaatavad, saavad aru olukorrast ja nad annavad seda, mis neile anda on, siis nad ei saa rohkemat teha. Ja, sellepärast, et nad on oma, kuidas ma mõtlen, nagu omas missioonis, eks ole, nendes raamides, kus nad on pädevad ja nad sealt ei lähe lihtsalt väljapoole, neil pole seda vajadust ega tahtmist ega ole ka volitust, sest selliste inimeste puhul on vaja teada, et nad ei lähtu oma huvidest. Need inimesed on juhitud juba, kuidas ma ütlen, ütleme veel kõrgema jõu poolt. Kuidas neid ära tunda ja kuidas neid siis abi küsida? Võib-olla tunneb need inimesed ära selle poolest, et nad on imelikud natukene. No imelikud selles mõttes, et ei reageeri igale asjale kohe niimoodi nagu teised, eks ole, vaid on sellised nagu tasakaalus, rahulikud, sellise imelikud ärgatusega, pudane ärgatusega, eks ole, võib-olla ja torma esimese kella peale, et nad on sellised, nad on hästi stabiilsed. Samas võivad mängida ka nagu puhtalt maha, iseennast kaotamata ükskõik missugust psühholoogilist draamat näiteks. Need on hästi flexible, nagu öeldakse, et vastavalt olukorrale, mida vaja on. No sa ise ei ole ka päris amatöör selles vallas, et on sul ka mingid kursust tulemas näiteks? Sa mõtled kursused minu jaoks ja teiste jaoks? Teiste jaoks ikka, et kus õppida saab, siis on väga konkreetne küsimus, kas on tulemas mõni eneseavastamise kursus näiteks? Jaa, ma ei ole kindlasti amatöör, sest ma olen 12 aastatest õpetanud juba nende asju ka teistele, aga ise ma olen sellega tegelenud 30 aastat. Ja on tulemas. Ma arvan, et selle info leiab practicalconsciousness.com pealt. Practical Consciousness, seda vaatame, kuidas täpselt kirjutatud üks pikk joru.com. Seal on kogu info üleval, millal toimuvad kursused, eks ole. Ja võib-olla keegi paneb chati, eks ole, selle veebi aadressi, kust võib infot leida, siis on sealt lihtsam kopeerida võib-olla. Siin on juba kuupäevalt vist pannud ka, ma võin sulle ette öelda. 16-17 aprill on esimese teise taseme kursus. Väga hea, väga tore. Tulge aga ja saate palju teada iseendast. Nii, ma vaatan vahepeal veel publiku hulka, kas siin on küsimusi tekkinud? Mõni käsi. Võtame siis online publiku. Ja, muidugi. Tahetakse teada, mis sümbolid on sinu selja taga pildil? Teate, siin oli 3. aprillil oli minu sünnipäeva tähistamine, mis nihkus kuu aega edasi, sest oli COVID. Ja siis üks hea inimene kinkis mulle selle pildi. Ja selle pildi keskel on siis Shri Shri Yantra, ehk joogas esindab Shri Shri Yantra kogu olemasoleva ülesehitust geomeetriliselt. See on siis iidsete teadlaste selline matemaatilis-geomeetriline kogu olemasolu mudel. Ja siin selle mudeli keskel on siis Jumal, no päris Jumal, mitte puuslik ja individuaalne Jumal, vaid
see Jumal, kes on jumalate Jumal, see on kõige esimene olemasolev asi, mida joogas nimetatakse Shiva. Ja võib-olla siis piiblis on siis Jumala nimel või kui inimesed kasutavad. No see, mitte see, kes pilve peal on, vaatab alla, vaid see, kes on nagu kõikjal olev, kellest kõik tuleb ja kõik naaseb. Ja siis ümberringi on siis tema heli, ehk tema heliline vorm Om Namah Shivaya mantra. Ehk Jumalal on siis, ma arvan, et see on 1008 korda võib-olla, see on käsitsi kirjutatud, joonistatud siia. Ja see on täitsa omaette selline nagu meditatsioon ja väga kõik on väga ilusti tehtud. Et selle tegemisega harjutatakse kontsentratsiooni ja samas ka nii-öelda ka alandlikkust, sest sa kirjutad Jumala nime, eks ole. Ja selleks on nagu palju erinevaid tehnikaid, kuidas seda teha. Et see aitaks sulle areneda läbi enda psühholoogia ja kihtide ja vabaneda tavapsühholoogiast ja jõuda siis mingite selliste püsivate väärtuste juurde, mis ongi püsivad. Nii et siis keskel on siis Jumala geomeetrilis-matemaatiline või matemaatilis-geomeetriline kujutis ja ümberringi on siis heliline, sama Jumala kujutis. Nii et see on selline kingitud pilt, suur, raske, aga mulle meeldib. Küsitakse veel, millist muutust sina kõige rohkem maailmas näha tahad? Tead, ma olen uurinud, mis inimestel viga on. Miks nad on sellised, nagu nad on? Ja kui ma siin rääkisin psühholoogiast palju, võib-olla mõni psühholoog ka kuuleb ja siis võib-olla parallenkisite, eks ole, ei taha enam kuulata, mida ma kõik siin räägin, eks ole. Ma olen avastanud seda, et esiteks see, mida me nimetame inimeseks, on psühholoogia, psühhika. Ja see on sisse õpitud. Ja kõige hullem asi, mis on inimesega juhtunud, on see, et ta usub, et ta on see psühhika. Siit tulevad kõik tema probleemid, teiste probleemid, kogu maailma probleemid, mis on täna on olnud minevikus. Ehk see on see, kuidas ma nüüd ütlen, et psühhokovid, mis seda antakse põlvest põlve edasi, mis ei ole mitte kuidagi välja läinud. See on niivõrd krooniline. Ja selle tõttu inimesed ei ole need, kes nad tegelikult on või võiksid olla. Ja see tegelik mina, millest ma räägin, et see ei ole alternatiiv selle tavapsühholoogiale, vaid see on nagu, kuidas ma ütlen, et see võib-olla ei ole nagu hea näide, see võib-olla meeldib mõnele, aga võib-olla näiteks kuskil riigis on siiamaani, kus inimesed on keti otsas ja teised inimesed siis talutavad neid ja nimetavad neid inimesi koerteks ja mingiteks sellisteks nagu loomataolisteks. Ja ühel päeval see inimene saab teada, et teilt ta on inimene, ta ei olegi koer, ta ei olegi kass ja ta ei olegi mingi 4-jalgne. Et ta nagu ärkab üles nagu sellest lummusest või sellest pettusest. Et see, mida mina teen, ehk mis on siis minu töö, ongi selgitada ära inimesele, kes ta ei ole ja kes ta on ja anda vastav teadmine, vastav tehnoloogia, et teha võimalikuks inimese renessanss. See on see, mida mina teen. Nii et ma ei saa öelda, et mind häirib see, et inimesed ei ole iseendana, vaid ma ütleks võib-olla niimoodi, et ilmselt on aeg tuua teadmine inimesest maailma kätte. Ehk anda see võimalus. Ja see on see, mida ma teen.
kuidas see hakkab tulevikus nagu tööle ehk vilja kandma, seda me saame näha. Ja igal juhul ettevalmistused on tehtud ja see varsti juhtub. Nii et ma ise ütlen võib-olla niimoodi selle kohta, et selle protsessi kaudu on igal ühel võimalus saada tagasi inimeseks, keda pole maa peal nähtud mitu tuhat aastat, kes on kogu aeg olnud varjatud selle psühholoogilise šleifi alla. See on see, mida ma teen. Ma muidugi väga ei põe selle üle, mida inimesed teevad. Vahest on mul küll kahju näiteks, kui ma näen, kuidas inimesed kannatavad ja annan ta lihtsalt nõu, mida ta võiks kohe siin samas teha, siis ma näen, et te võtta vastu seda. Siis ma natuke, näen, okei. Jälle juhtus see, et ta läks minema, eks ole, et jälle ta ei võtnud, et ta jälle peab kannatama järgmist ringi, eks ole. Ja siis ma olen jälle, siis annab veel korra võimaluse. Ja kui ta siis ka ei võta, siis ega ma ei pettu selles. Mul ei ole sellist pettumust, sellist omadust, aga ma näen lihtsalt seda, et millal see inimene selleks, et ringist välja tuleb, võtab kuskilt kinni. See teeb alati mul head meelt, kui ta võtab kinni. Aga kui ta tiirutab, läheb jälle kuhugi orbiidi peale, tuleb mõne pärast tagasi ja jälle põrkub tagasi, läheb orbiidi peale, kus ta siis kannatab kogu selle orbiidi ajal, eks ole. See natuke, ma ei saa öelda, et häirib, aga see teeb vahest lihtsalt pisut natukene selliseks kaastundlikuks. Tegelikult minast oled sa täna palju rääkinud ja sa oled üks väheseid inimesi maailmas, kes seda praktiliselt avastama õpetab. Ütle, kui see ei sobi, aga kas oleks palju paluda, et sa annaksid inimestele täna võib-olla sellise kogemuse või juhendamise, et saada siis aimu, mis see humaanne tegelikmine on? Ja muidugi võin ma sellest rääkida ja selgitada ja juhendada, kuidas see käib, aga lihtsalt aja jooksul on tekkinud siin niivõrd palju erinevaid võimalusi, eks ole, et on pikemad, lühemad ja nii edasi, et võib-olla siis üks selline lühem versioon. Selle versiooni puhul peaks mõtlemise vahele jätma ehk mitte mõtlema. Mitte mõtlema välja, eks ole, vastust, vaid avastama selle, nagu see on, eks ole. See on hästi lühikene. See on küsimuse vormis, millele mõte ei tohi vastust anda, vaid vastuseks on kogemus, mida sa ei kujuta ette, vaid mida sa koged ise. Ja küsimus on selline. Kas ma olen olemas? Ja nüüd avasta see. Avasta enda olemasolu.
ja siis sa avastad, et sul näiteks tekib vaikus, sa tunned mingit liikumist. Ja sa avastad, et sa oled. Aga see ei ole mingi ettekujutlus, see on mingi abstraktne olemine. Ma tean, et ma olen. Siin on vaikus, tasakaal, rahu ja see sa oled. Justkui nagu mitte midagi. Aga see sa oledki. Kui sa püüad tunda, kas siin on veel keegi teine sina, siis kontrolli, kas on. Ei ole siin kedagi peale siin. See sa oled. Siit saad aru, et sa ei ole mõte, sa ei ole emotsioonid, sa oled midagi tundmatut. Ei ole vaja hakata mõtlema selle peale, kes sa oled, kuidagi kiireldama. Kõigepealt harju endana olema. Tundub nagu tühi, nagu igav on. Keegi küsib, miks see nii tugevalt nutma ajab. Sellepärast, et sa oled lõpuks ennast leidnud. See on vastus kõikidele sinu otsingutele elus. Läbi elude. Ja kus öeldakse, et inimesed läbivad miljoneid elusid ainult selleks, et jõuda iseendani. See puudutab sellepärast, et tõde on selgunud. Aga nutmine võib vahest olla nii tugev, et see võib tähelepanu endale. Ja siis sa enam ei koge ennast. Nii et kui nutmine segab, siis pärast küsi jälle, kas ma olen. Ja siis ta uuesti see läbi. Ka ilma meenutamiseta, mis oli ettekujutluseta, sest see võib olema hästi ehe. Iga kord ja nagu uuesti, nagu esimest kord. Esialgu on see eriline kogemus, aga natukese aja pärast harjub ära sellega. Ja siis hakkad vaatama, et ma näen kuidagi teistmoodi maailma. Et nüüd vaatan mina maailma, mitte läbi oma psühholoogilise prisma, vaid vahetult ilma selleta. Maailm paistab teistsugune. Siin on palju asju ees ootamas ja palju avastusi on tulemas. Ühe asja, et iseendana olemine on alguses nagu selline hall mantel. Nad paned selga ja nagu keegi ei vaata sind, keegi ei näe sind, mitte midagi erilist. Aga siis hakkab järjest nagu seal põuest tulema, et igast pidi, vau, sellist asju veel. Ma arvan, et see ongi hea koht, kus jätta inimesed seda kogemust kogema ja avastama. Muidugi. Aitäh sulle nende jagamiste, nende vastuste, nende juhendamiste eest. Aitäh sulle heade küsimuste eest. Aitäh ka vaatajatele heade küsimuste eest. Aitäh minu poolt ka.